Sel aastal oleme otsustanud jätta turistiseikluse selja taha ja minna edasi võistlema vabaklassi. Vabaklassi jaoks oli vaja teha ettevalmistusi, nii ka sellega me alustasime. Lasime tagasillast külma vee välja ja panime uue õli sisse. Kõik pukseerimiskonksud ja kohad värvisime punaseks, nii nagu peab. Kuna tagasillas oli vesi, siis tegime ka tagasilla tuulutusega poti alla välja, et seda vett sinna rohkem ei tekiks. Tagasilla tuulutuse siis tõime paremalt poolt raami juurest paremale ette kapoti alla välja ning kinnitasime selle paisupaagi tagant kapoti vahele. Pagasiruumi tegime ka korda, kõik vajalikud asjad ühte kohta ja kinnitatud. Tagaluugi võtsime ka lahti, et vaadata, et äkki saame mõne asja sinna sisse ära peita. Kuid kui see kõik lahti sai võetud, siis seal oli olnud see 10 minuti töö. Üldiselt jätsime niimoodi ja panime kokku tagasi. Järgmisel päeval liitus meiega tiim Kõhugripp. Kuna Kõhugrippi tiimil olid olemas kõik seadmed, et ühendada massilüliteid, siis tegime massilülitid mõlemale autole. Kui juhtmed olid valmis, siis olid vaja need massilülitiga ühendada. Ehitada massilüliti jaoks vaja vastav kinnitus ja kinnitada see jäigalt autoga. Kui massilülitid ja juhtmed said kõik tehtud, siis jäi meil veel panna lisajahutusventilaator, kuna visko peale ei saa alati loota. Kõhugripi tiim üritas vahetada endal vintsi, kui teist vintsi nad tööle ei saanud. Seega pidi vana vintsi jätma. Võta oma kuradi vintraid. Pole veits ootama, poisid tegid nalja siin. Ai, поехали. Kui peaaegu kõik töö oli juba tehtud, siis algas üksteisele sita keeramine. Mulle tundub, et õhtul pisub
pere peale. Tegi pere peale. Ma vist ei sõida koos ka mulle tõenäoliselt. Normaalne koolitus. Vähe koolitus. Eks ära nüüd tukku lahti lase enam. Okei, ma teen sõlmed lahti. Oh jah, pärast ära lähen, sest on paatroniga sulle sõlme sisse sinna trossina. Vaata ise, mis järgmine teeb. Alguseks. Oi, kuule mul läks asja. See oli hea tõlm võide lukida. Unustasid ära vahepeal oma töö. Oi. Midagi on olnud. Oi. Kuule me peame ikka koos väikse. Oi. Foorumist sa lugesid, et iga kord, kui sa lähed sõitma, pead pilti lahti võtma, tükkidest ära puhastama, päris särvida. Ei seda või? Sa võtsid lahti, aga sa ei puhastanud. See on varsti on palju läinud. See on asjad eest asja kätte. Igasuguse asju. Kuule on kaua see kerimine ikka teist. Kirjum ära teha. Hoia peal veits kogu aeg ära. Tõuseti, et siuke sõlmelised ei saa enam. Hoia peal ära. Tõmba kogu aeg tõmba. Hoia peal. Karda päevik taustab. Sulle on raske. Davai. No läks nõudele. Jah, kui sa vaatad ka seda teist. See viis on nii aeg, et sama asja üle. Üle, kohe kiiresti. Aikas. Вообще приколит siin. See käib vastu, kui sõidab edasi. Teil tõesti ka seal stokkides niimoodi. Ma kuulsin seda. Järgmine päev jätkasime töödega ja hakkasime ehitama astmelaudu. Kuna eelmine sõit kogu valu said endale ukse, siis seekord selle valu võiks saada need kaitsmerauad. Mis sa ütlesid?
Kui rauad said punktidega kokku tehtud, siis sai meie võlur keevitaja alustada tööd ja edasi tegelesime juba summutiga. Summuti lõikasime täispikkuses maha. Peale summuti sukka siis ehitasime täispikka toru, kuhu vahele läks üks resonaator. Summuti ehituse käigus veel tuvastasime, et tagasild tagant vasakult jookseb. See tähendas, et seal on läbi roostetanud auk. Selle augu me saime kinni keevitatud, õli peale valatud ja niimoodi me võistlusele läksimegi. Enne võistlust veel saime vahetatud välja Vinci trossi Vinci nööri vastu. Vinci nöör on kordades ohutum, räägitakse tugevam ja seda on lihtsam vedada, tirida ja sellega ümber käia. Et kellel on võimalus, siis soovitan. Tagumised piduriklotsid said vahetatud ja auto veel lõplikult ette valmistatud. Tagavararatas katusele kinnitatud, näidikute ploki valgustus korda tehtud ja üks elektrijaama veel ka leitud. Võistluspäeva hommik. Ärkasime kell 5, et kell 6 jõuda starti. Kuna meil ööbimiskohast oligi äkki 20 või 30 kilomeetrit sõita, siis alustasime sõitu kuskil 45 minutit varem. Kui me starti jõudsime ja võistluspaberid kätte saime, siis ausalt öeldes ei osanud me mitte midagi nendega teha. Küsisime nõu teistelt tiimidelt, kes olid varem juba vabaklassi sõitnud ja nemad aitasid meeleldi. Natukene loogilist mõtlemist juurde ning sõit võis alata. Mingi aja pärast tundus see katse väga lihtne olevat ning korjasime ainult punkte. Angaaripunkti ees oli väga pikk järjekord ja me otsustasime, et neid punkte me ei võtta. Et selle ajaga me saame mitu teist punkti ära võtta, seega me sõitsime edasi.
selle mäe otsast tundus see punkti võtmine peaaegu et lihtne olevat. Kuigi kui see auto sealt alla tuli ja me proovisime sinna üles saada, siis me saime vaevalt üle esimese künkagi. Proovisime teist kord veel ja saime natukene kaugemale, kuid edasi sõit oleks olnud liiga ohtlik. Seega me otsustasime seda punkti mitte võtta ja sõita jällegi edasi. Me jõudsime lae kõige, mudasemasse punkti. Seal kaotas kõhugripi meeskond enda parema esimese veovõli nuudid. Aga edasi nad sõitsid ikkagi. Selles mudaaugus oligi kõige rohkem rahvast juba ees kinni jäänud. Ja edasi pääsemiseks pidi lihtsalt nende vahelt kuidagi laveerima. Minu meelest oli tõesti võimatu sellest kohast ilma vintsita läbi pääseda. Kõik, kes sealt mööda sõitsid, said vintsi proovida. Meie veel pöörasime korraks ringi, et aidata üks valge patrol mudast välja, kellel oli esimene vints katki. Edasi liikusime juba karjääri, kus olid punktid igal pool laiali ja võtta neid ei saanud järjekorras. Pidi mööda seda karjääri edasi-tagasi sõitma suht palju. Aga oli ka väga ägedaid ja tehnilisi kohti, nii et saime hakkama ja võtsime suurema osad punktid ära. Mingi aeg nägime, et meie võistluskaaslased on juba lõpetanud ning läksime mingi aja pärast vaatama, mis neil siis juhtunud oli.
mis juhtus? Nagu kurat Wrangleriga sõid ainult auto all, muud ei ole. Reportaaž. Me oleme nüüd tund aega sõitnud. Paak on peaaegu tühi. Kaida on näinud. on otsas. Seod aisaid pihve. Ja Henn on aitäh teile. Mina ei joo. Ole poisid vaadake. Kaups. Ma ei räägi midagi. Räägi, miks sa käigukästi poldid lahti jätsid. Ma tahtsin koju minna. Siin me oleme raisk. Tuli välja, et tiimikaaslasel jäid käigukasti poldid lahti ning käigukasti oli juba nõksu allapoole kukkunud. Õnneks sai kõik kinni korda ja sõit võis edasi minna. Edasi oligi ainult punktide võtmine. Vintsida sai vist ainult ühe korra veel, aga muidu rada oli väga äge. Kindlasti ägedam kui turistiseiklus, sellepärast et sul on GPS-i peal juba rada ees, kus sa sõita tohid ja pead. Nii kui sa sellelt rajalt kõrvale satud, siis on sinu loodushoiu deposiit läinud ka. Aga ma ütleks, et eriti ebaprofessionaalne oleks muidugi ka oma rada teha, kui sul on juba rada ette antud. Enne lõppu, võib-olla mingi 20 kilomeetrit metsa vahel, mäest üles sõitis suure hooga. Saime siis löögi, kas oli kännult või kivilt, et selline tunne tekkis, et auto oli vahepeal 4 rattaga õhus. Ja peale seda jäi siis rool viltu ning ja väänasime ära rooli varda. See oli ainukene kahjustus meie autol. Kõhugrippi meeskond jõudis ka finišisse välja. Kuigi nad vahepeal mõtlesid juba katkestada, sest et nende parem esimene vedru on täiesti kapsas. Ja neil parem esimene rattas ka enam ei vedanud. Nad tulid ikkagi lõpuni ära. Kui me siis autot treila peale hakkasime ajama, siis me tuvastasime, et tagumine vasak vedrupakk on ka täiesti lõhki. Et õnnelikud poisid, et üldse lõpuni jõudsid. Sõit väga meeldis ja nüüd jääb ainult järgmist korda oodata. Järgmine kord on meil siis plaanis minna Saaremaale ja Saarekolli sõitma ja sama vaba klassi. Järgmise korrani.